No põnev. Mis me vaatame järgmisel neljapäeval astuva kaalu peale? Assa, nägid, 1,5 kilo läinud. Väga tore tunne. Olen Muhu saarel külas Ivo Linnal, kes on kaotanud tänaseks 42 kilogrammi. Uurime, kuidas selline asi võimalikuks sai ning millised on tema suhted nüüd liikumise ja tervisega. No juhtus tegelikult selles mõttes ime, kuna meil on tohutult armas perearst, doktor Helves Salumets. Kiidan iga päev. Ja sai käidud seal kontrollis ta juures ja siis ta oma väga leebel moel ütles, et tuleb võtta midagi ette, et muidu võib sind tabada suhkruhaigus, diabeet. Ja kuna meie suguseltsis on seda olnud, siis võt see oli see punane latern, mis hakkas vilkuma. Ja kui sa ikka iga päev mingit 2 pakki halvaad ei söö ära ja 0,5 kilo komme ja igasugused kooke peale, siis ma ei ütlekski, et see pööre oleks olnud midagi niisugust dramaatiliselt rasket. Eesti staarlaulja jagab toredaid hetki kaalu kaotamise protsessist, mis teda rõõmsana ja motiveerituna hoiavad. Ja küll on tore tunne oli sorteerida omal ajal riidekappe ja siis vaatad, et sa püha müristus, kui suuri riideid ma olen kandnud. Vaat see kiitus, et sa oled nii soledaks jäänud ja see ka motiveerib, ütleme. Ja kui arst ütleb, et ma ei usu oma silmi, teie analüüsid on kõik korras, no. Vaat siis on hea tunne, siis lähed rõõmsa tujuga edasi. Peale perearsti hoiatust suhkruhaigusest oli IFil eesmärk toitumine korda saada, kuid alati see nii kerge ei olnudki. Ma käisin niisuguse Maia pilguga ju mingist kommikotist ka mööda ja siis ma vandusin, et ei, jääb see täna vahele. Tekkis jah selle kaalumisega niisugune sportlik värk. No põnev. Mis me vaatame järgmisel neljapäeval astuva kaalu peale? Assa, nägid, 1,5 kilo läinud. Väga tore tunne. Et seal oli väike niisugune revimine kaaluga ka, jah. Sport ei ole laulja jaoks võõras maa, kuid regulaarse trenni tegemine pole lihtsalt tema rada. Tema rajaks on laulmine. Mulle väga meeldis sporti teha. Ma käisin isegi kohalikus spordikoolis kergejõustikutrennis. Siis ma sain aru, et minust ei ole niisugust regulaartrenni tegijat. Üks vaja ma käisin Mustamäe seal metsade vahel jooksmas. No ajad ennast hommikul üles, lähed jooksed selle 5, 7, 8, ma ei tea, 10 kilomeetrit maha. Siis ma tulin koju tagasi, ma olin täiesti läbi. Ma olin nii väsinud, et minu jaoks järgmine päev oli lihtsalt kadunud. Üks asi, mis annab tegelikult vägagi, kuidas öelda, seda vunki juurde, on nimelt see minu põhitöö laulmine. Võib-olla mõni mõtleb, et no mis seal on, siis trillalla ja lähed ja eputad seal lava peal. Igal õhtul ma tunnen, et see laulmine on üks komponent minu elust, mis mind tegelikult hoiab väga hästi püsti ja vormis. See väike füüsiline töö siin ja laulmine, nad kuidagi täiendavad teineteist. Aga millised on Ivo suhted toitumisega nüüd ning millist rolli mängib mehe teekonnal tema abikaasa? See alati ennem kala kui liha ja alati ennem lind kui siga. Ja magu paneb asja paika. Ja. Portsud on väiksed, ma söön tavalise portsukese ära, mulle praktiliselt piisab sellest terveks päevaks. Et ma ei vaja enam palju toitu. Me tegelikult teeme mõlemad süüa. Ja meil on selles mõttes väga harmooniline, et me mõtleme välja, umbes jutt on selline, mida me täna söögiks teeme. Ja siis me teeme, mis meil pähe tuleb. Ja ta on 2 käega selle asja poolt olnud, see on tähtis.
ta ei käinud ju mul hommikust õhtuni, võta nüüd alla, miks sa nii paks oled. Et ei, ta on väga hea tugi olnud kogu aeg. Muusikuamet on ebaregulaarne nii teadliku une, toitumise ning liikumise mõistes. Kuidas on artistil lood puhkamisega? Siin Muhus on teistmoodi õhk ja need vanad majad, palk, tared, kuidagi see õhk tingib selle, et siin on fantastiline magamine. Sa lähed magama ja sa magadki. Mingi asi minu sees ütles, et see on mu kodu. Ma pean siin olema. Kõik sobib. Ja vaat siis puhkadki hästi.